raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu EKRE ettepanekutest riigieelarvele ning pikemalt võtame ette muidugi valimistulemused. Aga kõigepealt suur tänu kõigile EKRE valijatele nii Lääne-Virumaal kui üle Eesti, kus te meid ka ei kuula. Ma tänan ka kandidaate, sest see oli paljude jaoks suur pingutus käia väljas, veenda inimesi, kirjutada artikleid ja võtta üldse see keeruline teekond ette. Evelin, ka sinul oli suur meeskond ja naiskond abiks. Tere ka minu poolt ja tõepoolest aitäh kõikidele valijatele, et andsite oma hääle EKRE-le, et see annab meile jõudu, see annab meile kandepinda ja Lääne-Virumaal ma võin öelda, et igasse omavalitsuse volikokku sai EKRE esindaja kohale. Aga sellest pikemalt saate teises lõigus alustaksin EKRE ettepanekutest riigieelarvele, sest see on omamoodi röntgenpilk, röntgen ülesvõte, mis on seal erakordselt valesti. Muidugi seal on väga palju asju valesti. Kogu ideoloogiline suund on rappa, ehk siis ikkagi kliimapööre, kliimapaanika, energeetika hävitamine, raha raiskamine punasele propagandale, olgu see kliima või LGTB valdkonnas, kusjuures seda ei tohi alahinnata ka riigieelarve kontekstis, sest miljonid mingitele propaganda MTÜ-dele on Eestis äärmiselt suur summa, mis loob tohutuid toiduaheleid. Aga läheme nendest suurte kulude juurde. Ma loen mõned numbrid ette, ehk siis meie ettepanekutes me tahtsime ennekõike ka ideoloogiliselt osundada, kus need valed kohad on. 270 miljoni euro ulatuses, näiteks 174 miljonit eurot riigieelarve vahendeid Kliimaministeeriumi valitsemisalal vähendada ja võtta ära Rail Balticu projektilt. Ja selle eesmärgiks on tagada riigieelarve vahendite mõistuspärasem kasutus ja kulutada seda kodumaiste ühenduste nagu 4-realised maanteelt Tallinn-Tartu, Via Baltica ja teised väljaarendamiseks. Läheme edasi, vähendada 44 miljonit eurot. Samuti Kliimaministeeriumi valitsemisalal taastuvenergia osakaalu suurendamise rahastuses, et riiklikud energiapoliitika kulutused oleks läbipaistvad. Vähendada 11 miljonit jälle Kliimaministeeriumist kliimamuutuste programmis. Ehk siis kvoodimajandust ja muud jama kokku tõmmata ja lõpuks 36 miljonit eurot maha Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeta reservi. Evelin, sina oled ka riigieelarve järelevalve erikomisjoni liige. Kas riigieelarve asjad käisid eraldi sinu juurest läbi ka? Jah, käisid ka minu juurest ja ega seal ju ei saanud Jürgen Ligilt selgelt vastuseid, et tegelikult on need muudatusettepanekud väga tagasihoidlikud, kui me mõtleme sellele, et riigivõlg kasvab 11,5 miljardini ja Kliimaministeeriumi eelarve kasvab 400 miljoni euro võrra ja sa tõid ka mõned muudatused välja, et me oleme ju rääkinud, et tuleks ära lõpetada nende tuulikute doteerimine, subsideerimine, et kui nad ikkagi nii odavad ja nii kasumlikud on, et palun, tehke ilma maksumaksja toetuseta ja ma usun, et mitte ühtegi tuulikust siia Lääne-Virumaale püsti ei pandaks, sest see ei tasuks ära, nad ei ole siin keskmaal kasumlikud, meil ei olegi siin väga tuuliseid alasid, aga näete, muudkui surutakse sinna neid miljoneid, samamoodi ka Rail Balticuga oleme rääkinud, lõpetage see doteerimine ulmeprojektile, mis lõpeb Häädemeestel ja kui meil ka
käis Rail Balticu juht seal rääkimas nendest kuludest, siis ta ei osanud ka nii lihtsale küsimusele vastata, et kui palju läheks maksma, kui need projektid praegust koomale tõmmatakse, öeldakse aitab, enam me sinna sohu seda teed ei tee. Nad ei ole ka selliseid arvestusi teinud, vaid ikkagi nad on ainult selle peal väljas, et kuskilt tuleb see Euroopa Liidu maksumaksja raha, sinna juurde veel pumbatakse meie oma maksumaksja Sadu raha. miljoneid. Ja mis kõige kurvem, meil ei ole seda raha, me peame võtma laenu ja kui sul on ka võlakoormus väga kõrge, siis ka intressid kasvavad järjest kõrgemaks ja me mingil ajal ju maksame puhtalt intresside peale nii palju, et me teatud valdkonnad enam ei saa rahastust. Igal juhul palju õnne kõigile, kes läksid konksu otsa selle Reformierakonna tasakaalus eelarve ja ärge reservi puutuge ja et see oli vale nagu ikka, Reformierakonna suust peale valede midagi naljalt ei kuulegi. Kusjuures me juba peame selle aasta lõpus mitusada miljonit laenu võtta, sest meil on likviidsusprobleem ja ma toongi mõned numbrid välja, et selle suure võla teenindamiseks kulub järgmisel aastal 260 miljonit ja juba 2029. aastal üle 300 miljoni ja seda, kui veel juurde arvestada inflatsioon, intressid, tõus ja kõik need Euriborid, ja siis on nähtavasti võib see kulu, laenu teenindamise kulu ulatuda 500 miljonini. Ja tegelikult just Reformierakonna ajal on riigivõlg nüüd hüppeliselt kasvanud ja mis kõige hullem, see ei lähe investeeringuteks niivõrd, kõigvõrd jooksvate kulude katmiseks. Jah, me sööme ära selle. Ja see on halb, sest investeeringuteks võib laenu võtta, kui need on otstarbekad, aga lihtsalt kliimapöörde jaoks pumbata seda hullust majanduse tapmiseks. Ühesõnaga, see on majanduse tapmise eelarve juba mitmendat aastat ja tõestuseks, et see ei ole lihtsalt poliitiline nähvamine, on see, et ka 4 aastat on meil majandus langenud, nõrgenenud, ei ole jalgu alla saanud, majanduskasvu ei ole, küll on meil olnud Euroopa kõige kõrgem inflatsioon, küll on meil Euroopa kõige kõrgem noorte tööpuudus. Ei tea miski pärast meie ajakirjad, ajalehed ei räägi peaaegu noorte tööpuudusest üldse. Euroopa rekord teistes riikides räägitakse kogu aeg. Varem muide Eesti ajakirjandus kogu aeg rääkis, Hispaanias on raske elu, noortel on kõige kõrgem tööpuudus maailmas. Aga ma ei ole näinud, et nüüd tehti üks nupp, kõik lõpetatud. Me räägiks siis noorte probleemidest, kuidas nad ei saa kodu soetada, kuidas neil ei ole töökohta, ei see ei huvita kedagi. Nii et see on meie peavoolu ääretult mannetu, ääretult manipuleeriv, ääretult liiva silma paiskav ajakirjandus. Me saime ju viimati ka Virumaa Teatajalt sellelt järjekordse kinnituse, kuidas sellist jama, et enne valimisi ja sellist manipulatsiooni püüdi läbi viia meeleheitlikult, nii et selle tulemusel me pöördusime Eva Samolbergi suhtes pressinõukokku, kuidas ta hakkas rääkima, et Poolamets tutvustas ta lapsele sooneutraalsust, kui ta oli poliitilise debati ajal oma lapse kaasa võtnud, et see oli ikka tõeline libav uudis ja veel lapse ärakasutamine oma libauudise illustreerimiseks. No tundubki, et Virumaa Teatajal on mingi kas välja kuulutatud mingi spordiala või et kes paremini EKRE-le ära paneb või neil on seal oma toimetuse sisene mingi asart, et kui need uudiseid lugeda, siis jääb tõesti selline mulje. Aga mida ma veel märkasin riigieelarve teema juurde, et Ligi oli kohe nagu vihane, et ta oleks võinud ju praegu suhtuda ükskõikselt, siis ta ütles, et jaa, kas teie ei armasta loodust? EKRE ütles, et võtame soode taastamiselt raha ära. Siin on ju määratud mitte selle aasta, vaid mitme aasta peale kokku vähemalt 37 miljonit eurot. No kujutage ette, mida see meie majandusele siis annab, et aasta 50, 60, 70, isegi 100 ja rohkem aastat kuivendatud alasid, kus mühiseb mets, ujutatakse veega üle,
sajad ja sajad hektarid puid varisevad pikali. No lihtsalt jaburuse tipp, eks ole. Ja Ligi ütles, et aga kas teil ei olegi soid vaja? No aga see tegelikult see nõue, nad on andnud jälle Euroopa Liidule mingid lubadused, et täidetakse mingi soode kvooti, kuskil mujal nähtavasti seda ei ole ja järjest enam ma näen ka Riigikogus selliseid seadusi, võtame kas või teisipäeval olnud reklaamiseadus, kus Liisa-Ly Pakosta seda tutvustas ja ütles, et me peame selle vastu võtma. Et see kehtib juba, et see on otse kohanduv määrus, Euroopa Liidu direktiiv seal, et kuidas peab välireklaami eksponeerima ja kui Eesti isegi ei toetanud seda, et Eesti jäi justkui erapooletuks, peame selle ikkagi vastu võtma ja vähe sellest, see seadus ei ole niisama trükimusta täitmiseks, vaid selle rikkumisega kaasnevad sanktsioonid, mis ulatuvad 20 miljoni euroni. Jah, sellega võib häbitada parteisid ja kõike, et siis isegi kui väänataks 2-3 miljonit rikkumise eest, ehk siis tsensuuriseadus tegelikult, et täna võivad nad öelda, et oi ei, mis nüüd seal ikka, aga kui homme öeldakse, et vähemuste kohta ei tehta selliseid asju, et ei tee selliseid plakateid, et see läheb Euroopa väärtustega vastuollu, siis kõik paatide ja laevadega Euroopasse tungivad nugade ja kirvestega vehkivad immigrandid on ju vähemused, et kohe võetakse plakat maha, kohe väänatakse miljon trahvi. No meil oli ka suur vaidlus, et mis asi see reklaam on või milline, mis seal peal võib olla, sest tegelikult see oligi nii nagu tunnetuslik, et kui sul on pastakase nimi peal, siis ei ole see reklaam või poliitiline reklaam, aga kui sul on seal ka mingi sõna juures, et Eesti eest näiteks, siis see on juba poliitiline reklaam. See on nii oluline teema ja see näitab meie suveräänsuse lagunemist, et selle võiks Evelin eraldi saates ette võtta, sest inimesi ikka võiks huvitada, kuidas meid kontrollitakse. No see oli järjekordne näide, et kuidas tulevad Euroopa Liidu direktiivid, millest me tihtipeale ei tea enne, kui hakkavad tulema trahvid ja sanktsioonid, et kas või see sama konkurentsiseadus, et need järjest tulevad ja järjest rohkem kägistavad nii meie vaba ajakirjandust, vaba mõtteavaldusi kui ka meie vaba turumajandust. Ma ütlen, et Euroopa Liit läheb üha rohkem ebademokraatlikumaks, keskvõimu poole kaldu, nii et kui Eesti rahvas õigel ajal ei reageeri sellele ja vastu ei seisa, siis juhtub nii, et suveräänsus kahaneb ja lõpuks seda nagu ei olegi. Nii et tohutu ettevaatlikkus peaks meil olema oma vabaduse kaitsel. Aga mõned tsitaadid veel Jürgen Ligilt, et lihtsalt vürtsitada seda teemat, et tuulikutele ei maksta subsiidiumi, ütleb tema. Kui vähem pakkumisi korraldatakse, siis on selle tulemus odavam elekter, mitte eelarve kulu. No kas meil taastuvenergia tasu ei olegi arve peal? No ta ikka trikitab, et odavam elekter, aga selleks, et ettevõtja saaks oma kasumi kätte, maksame meie ju raha ja ega need vähem pakkumised ongi just selleks, et näidata, et milline osa siis meil tuleb kinni maksta, kõik see. Taastuvenergia rida igal arvel, see läheb ju ühte potti lõpuks ja neile tilgub iga kuu selle eest tasu. Ja siis tsiteerin veel, soode taastamine ei maksa eelarvele praktiliselt midagi. Tema ümber võib kütta viha, aga viharaviluba on valitsuse nimel tasuta. No milline laiamine. Et ei maksa, aga need surnud puud ju ka on mingi raha lõppude lõpuks hektarite viise. Meil on ajaloo madalaim sündimus, meil on tohutult probleeme lastega, nende huviringidega, aga 37 miljonit muda mülkasse ja laukasse panna ja siis tuleb kõvamees, ennast kõvamehena esitlev Jürgen Ligi ja hakkab halisema, et kas te ei tunnista õigust teistele liikidele, kürastage raba, aastaid oleme loodust armutult hävitanud. Kuule, ole vait, eks ole. Ma ütlen Jürgen Ligile, ole vait, et me oleme nagu
me oleme juba 90-ndatel tegelikult lõpetanud selle nõukoguliku laastamise, et kui palju langes koormus loodusele, kui palju pandi filtreid igale poole, et see, ja nüüd äkki avastada, et nüüd on see kõige hullem aeg, eks ole. No see on lihtsalt jaburdamine, see kliimatotalitarism ajab varsti inimesed kodudest välja. No Jürgen Ligi on juba Facebookis oma profiilipildiks ka ühe soo pildi pannud. Ei no küüniline lollpea, ütlen ausalt, et ma Ligi suhtes ei hakka pilti ilustama, et nii rumalad poliitikud, kes on 30 aastat Riigikogus edasi-tagasi tembutanud, igal ministri ametil läbi kukkunud, kõige hullemad skandaalid ja kõige suuremad rumalused on tema ajal, nagu näiteks maailma suurim rahapesu. Millest me räägime, see on lihtsalt katastroof. Aga siiski nii palju on häid uudiseid, et Reformierakond tõesti kaotas kohti nendel valimistel ja kohe pärast pausi me räägime sellest lähemalt. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme jälle stuudios, tuletan meelde, et täna on saates Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja Evelin, nüüd lähme põhiteema juurde, mis ongi see valimiste möll. Esiteks muidugi räägime head uudised ära. Kõige parem uudis on see, et EKRE on 164 volikogus esindatud. Tõsi, me Vabandust, ma parandan, 164 liikmega volikogus esindatud. Tahtsin täpselt seda öelda, et 164 kohta on meil volikogudes ja see on hea tulemus, tõsi, ta ei ole väga hea tulemus, sest me kaotasime ikkagi volikogu kohti. Seda me veel analüüsime, mis võis selle taga olla. Aga mis on positiivne, et kui eelmine kord Reformierakond tegi oma keskkontorite poolt tulemüüri EKRE ümber ja kamandas kõiki, nagu tähendab, et võttis teised koalitsioonipartnerid meie eest ära ja tegelikult ka Isamaa tegi meile tulemüüri ja väga paljud tegid koolikiusu, siis seekord on palju rohkem isegi rohkem läbirääkimiste käimisi kui eelmiste valimiste ajal, et me oleme ennast ikkagi väga tugevalt tõestanud, sest osa on ka tõestamine, sest EKRE kandidaadid on, volikogude liikmed on näidanud ennast sõnapidajatena ja sellepärast tahetakse uuesti koalitsiooni minna. Jah, ja kui nüüd ka rääkida, miks me ei saanud nii head tulemust, siis muidugi sellel suvisel pereheitmisel on oma mõju. Ma toon kas või Vinni vallast näite, et üks inimene, kes oli meie ridades ja sai ka meie ridades volikokku, hüppas üle sinna Isamaasse, et igal pool väiksed sellised nipet-näpet, üks saadik sinna, teine saadik tänna ja mõned inimesed tulid uute erakondadena välja või valimisliitudena välja. Me viskasime väga palju inimesi, kes läksid valimisliitu EKRE-st välja. Sellised, ütleme, et mingi oma erakonna hoidmine peab ju olema, et sa ei lähe oma erakonna vastu kandideerima ja ma arvan, et sealt tulid ka need kaotused, et meil ei ole nii palju kohti kui eelmine kord, aga ma imestangi, et kui EKRE oleks kaotanud nii suurelt kui Reformierakond nendel valimistel, ma arvan, et meedia mataks meid juba maasse, ütleks juba ammu, et EKRE-ga on lõpetatud, enam ei saa midagi teha. Kus on praegust nüüd suured ajalehe pealkirjad, et Reformiga on lõpetatud? Ma olen üsna kindel, et ongi Reformiga lõpetatud. Lõpu algusega on tegu. ja ma kui toon ka jälle selle meie lemmiku Jürgen Ligi üteluse, et aga tema on nõus, et valitsus ja valitsuse võiks välja vahetada, et reform võiks nii kehva tulemuse peale valitsusest tagasi astuda, aga see olevat liiga kallis, et alati valitsuse vahetused lähevad palju maksma.
no jah, meile läheb, põhiline on see, et kõige kallimaks läheb sellise toetusega valitsuse hoidmine Eesti kodanikele. Jürgen Ligi võiks teha väikse arvutuse, et kuidas Eestile oleks kasulikum, kas Reformierakonna väljavahetamine või Reformierakonnaga veel 1,5 aastat piinamist. Ilmselt me saame seda piinamist veel tükk aega, sest ega pettusega võimule tulnud ei lähe mingil juhul sealt ära, sest pettusest nad on investeerinud, valetamisse on nad investeerinud, kõigesse on nad investeerinud palju aega, suhteid, energiat ja valetamist. Jah, et kui tõesti veel sinu selle esmase teema juurde tagasi tulla, et eelmistel valimistel või selle KOV-i valimistel öeldi, et EKRE-ga te ei tohi teha koalitsiooni, EKRE hoidke eemale, ja aga nüüd ma vaatan, EKRE on tõesti see koalitsioonipartner, keda tahetakse, sest EKRE peab sõna, EKRE-l on väga lihtsad vajadused selles suhtes, me tahame, et Eesti riiki hoitakse, me tahame, et eesti keelt hoitakse, kultuuri hoitakse ja et kõik oleks aus. Väga palju ei taha ju. Ja aga nendel valimistel on meil olnud ikkagi ka erakorralised teemad, ehk siis näiteks tuulikud, nagu me oleme siin paljudes saadetes rääkinud, ja meie kriteerium on igal pool, kui me läheme siin maavolikogudes koalitsioonidesse, et kas pidurdada, ära hoida, peatada tuulikuparke ja nii on ka lootus mitmel pool üleval, et me saamegi neid ära hoida. Aga räägigi paar sõna Vinni vallas toimuvast, et täna oli pressiteade ja pildid üleval, et te olete alustanud kolmikliidu tegemist. Jah, et ega meil väga palju valida ei olnud. Isamaa oli võtnud Vinni vallas selge positsiooni, et nemad toetavad tuulikuid ja keerutasid küll oma programmis, et siis kui kohalik kogukond seda nagu tahab, aga ma ei tea ühtegi kogukonda, kes tahab. Muide, nad tegid 2 postitust oma programmi osas, et esimeses postituses oli see programm natuke ühtemoodi sõnastatud, et nad ei toeta ja teatud juhtudel toetavad, aga uue programmiga tulid nad välja, kus nad ütlesid, et nad toetavad tuulikuid ja ega EKRE-le ei jäänudki väga palju valida, häälte või kohtade arv jagunes nagu jagunes, ühe koha me eelmise korraga võrreldes kaotasime napilt 12 häälega Isamaale ja meil oligi siis valida, kas minna koalitsiooni, no tegelikult ei olnud ka valida, sest Isamaa isegi ei tulnud meiega läbi rääkima, nemad deklareerisid, et on opositsioonis ja siis oli meil teisel pool võimalik minna siis valimisliiduga koalitsiooni, kuna seal oli see tuulikute vastasus nii-öelda selgemalt välja toodud ja ka Keskerakond on 3. partner, kes samuti oli tuulikute vastu ja meile on see eluliselt tähtis. Nad olid küll pehmemalt vastu, aga on lootust nii mõnigi park ära hoida, kui te nüüd koalitsioonileppe saate alla kirjutada. Jah, et Keskerakond defineeris nii, et sellisel kujul on nad tuuleparkide vastu, et vähemalt ma saan aru, et nii nagu praegust nad sinna Vinni valda planeeritakse, nende vastu nad on ja me saame ka koalitsioonileppesse kirja, et uusi tuulikuparke ei algatata. Meil on ju veel 4 parki, mida tahetakse algatada ja kui me nüüd kokku loeme, et 84 on algatatud ja 70 on veel sahtlis, et praegust me selle 70 ei algatanud. No see oleks saavutus, aga kokkuvõttes on meie siht selge, et kõik see jama tuleb ära lõpetada. Doteeritud, ülikallis, ülikahjulik, loodust laastav tuulikumajandus. Küllap inimesed veel ärkavad. Mul on tegelikult kõige rohkem ongi kahju sellest, et inimesed piisavalt ei ärganud tuuliku ohule. Et paljud läksid kuidagi vanast rasvast, et on tore inimene ja ma olen teda valinud. Aga see inimene ei ole tore, kui ta teie sauna taha paneb Tallinna teletorni. Inimesed veel ei kujuta ette selle hiiglasliku tuuliku mõju. Nad ei saa aru, mida tähendab 300 meetri kõrgune tuulik. Nad arvavad, et kui see
see püstitatakse kuhugi 10 kilomeetri kaugusele, siis see neid ei puuduta. Ei, see 300 meetrine tuulik paistab mitmekümne kilomeetri taha ja see tegelikult puudutab kõiki. Jah, ja see ärkamine saab olema nagu valulik, aga see tuleb sellepärast, et kui algavad need planeerimiskoosolekud, kui nad näevad rohkem materjale, siis ma näen, et inimesed on ärkvel, aga praegu ei ole selge, kas me siis suudame igal pool neid kaitsta ja appi tulla, sest osad koalitsioonid, mis Lääne-Virumaal ja mujal moodustuvad, on tuuliku pooldajad koalitsioonid. Ehk siis jah, siin on mul kahju, et minu meelest oleks pidanud sellest vaatenurgast saama EKRE ja valimisliidud igal pool seljavõidu. Ja siin ma näen mingisugust süsteemset viga mõtlemises ja võib-olla peavoolu propaganda lärm on suutnud inimesi eksitada või et jah, et kus me ikka elektrit saame siis ja aga me oleme oma saadetes ka seda propagandat paljastanud küllalt ja jääme selle lootuse juurde, et ärkamine toimub samm-sammult. Aga veel ma toon Kadrina näite, praegu peame seal läbirääkimisi ja on suur lootus, et me paneme ka Kadrina tuulepargid seisma. Vaatamata sellele, et EKRE on seal ainult ühe häälega või ühe volikogu kohaga, oleme laua ääres selle olulise teemaga ja veel muude oluliste rahvuskonservatiivsete teemadega nagu peresõbralikkus ja Rakveres on kõik õhus, siin Isamaa sai küll enamuse, aga tegelikult 11 häälega ei ole lihtne valitseda 21 kohalises volikogus, sest alatasa keegi puudub ja opositsioon ei jätaks küll kasutamata võimalust kõike maha hääletada, kui keegi on haigeks jäänud või reisil või nii et Isamaa olukord ei ole imelihtne. Mind pani ikkagi kõvasti muigama, kui Triin Varek, kes on Isamaa liige, ütleb, et tema näeb, et EKRE-ga on ühisosa väga vähe. Kõige väiksem pidi olema. Kõige väiksem. Siis mul tekib tunne, et kas Triin Varek on ikka õiges erakonnas. Isamaa on ju ennast ka ju konservatiivina või konservatiivset maailmavaate esindajana defineerinud, et võib-olla Keskerakonnast Isamaasse hüpanud Triin Varek ei ole lugenud Isamaa põhikirja. Ma soovitan soojalt lugeda seda. Jah, Isamaa programmi tuleks lugeda ja minu meelest see oli küll hämmastav avaldus, et äkki ta siis deklareeribki Isamaa nimel, et nad ei olegi konservatiivne partei, et kui neil on näiteks sotsiaaldemokraatidega suurem ühisosa, siis lubage sügavalt imestada aga õnneks ei ole ta ainuke isamaalane ja ma tahaks ikkagi teiste suust ka kuulda, et milline on siis Isamaa konservatiivsus, et äkki siis keegi leiab sellega kuskilt üles nagu hõbemündi, kadunud hõbemündi. Aga teeme veel ringi siin maakonnale peale, samamoodi on hästi kirju pilt muidugi Haljalas, loodan siiralt, et tuulikute vastased tõmbavad seal hädapiduri põhja. Läheme Rakvere valda, seal sai siis valimisliitudesse peitunud sotsiaaldemokraatia ja veel mõned said enamuse kätte, aga ma ütlen, et valimisliit sellisel puhul, kui seal on erakondlased, ei ole aus valimisliit, see lihtsalt valimisliit, erakondlaste trikk saada rohkem hääli valimisliidu sildi all ja siis teeselda, et nad ei olegi erakondlased. Kas sul on veel mõned Virumaa näited tuua? Väike-Maarja vallas on tuulikute vastaste ja pooldajate võitlustanner väga tasavägine, siis Pandivere valimisliit, kus on palju reformikaid ja Reformierakond, need omavad 2 peale 7 kohta, teistel oleks võimalik 8 kohta vastu panna. Ja Viru-Nigulas sai EKRE 1 koha, seal on nüüd enam-vähem valimisliidus või koalitsioon paika pandud, aga ei ole veel selge, kas nad tuulikuid ära hoiavad ja ma sellest kahtlen. Nii et seal ma tunnen ka inimestele kaasa, kui nad saavad tuulikud ja kogu sodi kaela, siis ma ütlen, et EKRE poolt et EKRE-l ei ole seal 8 kohta, on suur viga. Jah, et kui me vaatame
sellist tervikpilti, et noh, Väike-Maarjas oli see tuulikute vastane võitlus nii tugev, et lausa kogukond tuli oma valimisnimekirjaga välja, et ja muide, minu meelest Väike-Maarjas on ka huvitav see, et senine Reformierakonnakond või ka noh, kes on seal aastaid võimul olnud, nagu Tartuski, noh Tartus muidugi läks Reformierakonnal lõpuks hästi tänu Isamaale, aga ma ei tea, kas Väike-Maarjas jätkab Reformierakond võimul, eks see hiljem selgub, aga neil oli 7 kohta ja peale valimisi jäi alles Reformierakonnal 3 kohta. Ja, no seal on tuuliku teema suur, nii et loodan, et nad karmilt välja vahetatakse. Tapal ei ole tuuliku probleemi, siis seal on volikogud olnud selgelt vastu tuulikutele, selle eest lugupidamine. Ja EKRE-l on küll seal kaalukeele staatus, vaatame siis, mis siis lõpuks välja tuleb sealkandis, aga tore on, kui EKRE saab kohaliku elu sõna sekka öelda ka Tapa vallas. Ja noh, Haljala vallas oli ju samamoodi, et tuulikute vastased tegid oma valimisliidu ja noh, said ka ikkagi kõva 4 kohta 19 seal on mitu liitu ja asi ongi selles, et mõnedes, seal on lihtsalt nii kirju see pilt, et mõnedes on tuuliku pooldajad ja vastased ninapidi koos. Et kuidas nad selle mõistatuse ja pusle ära lahendavad, on ise asi. Aga ma ütlen, et Haljala vallale on see topeltkatastroof, sest ta on ikkagi Lahemaaga piirduv ala ja seal on väga palju neid, kellel on ka suvemajad ja kes hea meelega ehk tooksid raha valda, aga ühel hetkel, kui tuulikuga lajatakse, siis hakkavad nad lihtsalt ära kolima. Jah, et ma arvan, ma ei ole kõikide omavalitsuste valimistulemusi vaadanud, aga Haljala torkab küll sellega silma, et neil on volikokku saanud lausa 7 erinevat nimekirja, et kõvasti valimisliite ja siis on lisaks Isamaa, Keskerakond ja EKRE nimekirjad, et täiesti uskumatu killustatus on kellelgi ei ole sellist ülekaalukat võitu nähtavasti, et saada koalitsioon. Aga see on ka kummaline, see on järelikult Haljalale kuidagi iseloomulik, et erakondade valimine ei ole ka nii moes, aga samal ajal tekitab see killustatuse ja valimisliidud on ka ühed väga ebapüsivad nähtused nagu näha. Et jah, et seal on 17 kohta, et selleks, et üldse koalitsioon kokku panna, on neil vaja vähemalt 4 osapoolt. Igal juhul keeruline, aga hoian pöialt tuuliku vastastele ja kui ma vaatan korraks Eesti kaardile, siis Saaremaal alustati EKRE osalusel koalitsiooni moodustamist. Praegu käivad läbirääkimised Pärnus, kus juures juba kangutatakse täie jõuga siis EKRE linnapea kandidaati, et sotsiaaldemokraadid on isegi rahvusvahelist kampaaniat tema vastu alustanud, et natsitamisega alustanud nagu ikka, et kui on punane, see on hämmastav lugu, aga vaatame, mis sellestki välja tuleb. Aga on kohti, kus on edenemist, kus on taandumist, mõned asjad on normaalsed demokraatia osad, alati ei lähe nii hästi, aga Evelin, räägime ka anomaaliatest, sest ikka on neid asju, mis nagu ei lähe kokku. Ja üks kõige suurem anomaalia on arvamusküsitluste täielik lahknevus EKRE puhul. Ehk siis Norstat, kes on olnud teistest uuringufirmadest minu hinnangul parem ja püüelnud vähemalt objektiivsuse poole, siis vaatan Lõuna-Eestit, kus EKRE-l oli tohutult kõrge toetus. Ennustati näiteks 9 kohta Võrus ja mujal, ma võin see nimekirja ette võtta, aga äkki 3 korda vähem mitmes kohas, kui ennustused ütlesid, kusjuures valim oli meeletu, Norstati kohta 10 000. Kusjuures Norstat tegigi ju vahetult enne valimispäeva uuringu
ta avaldas selle 17. oktoobril ja ta tegi selle uuringu koos kandidaatidega, et ei olnud nii enam mudel, vaid et seal oli ka kandidaadi nimi juba ja seal, kui kuskil olid veel valimisliitudel kõrged toetused, siis see juba arvestas ka seda kohalikku eripära, et mõnes kohas ei olnudki ei olnud tugevaid valimisliite, nagu näiteks Rakveres ei olnud tugevat valimisliitu. Aga jah, et kui ma vaatan seda Lääne-Viru kaarti, siis enam-vähem võib öelda, et väga suuri anomaaliaid ei olnud. No võtame niimoodi, et Rakveres ennustati EKRE-le 6, saadi 4. See anomaalia jah, Rakveres küll viimasel hetkel, aga võtame Vinni valla ka, kus juures sulle ennustati seal 6 kohta. Tegelikult see oli ikkagi kõikuv, seal oli ka 4, 3 ja heal juhul 5, aga Rakveres küll oli tõesti selline, et tundus, et jah, aga oli tõesti, sul on õigus, et ennustati EKRE-le tõesti 6 kohta ja Isamaale 8 kohta, aga juhtus nii, et Isamaa sai 11 kohta ja EKRE 4, Aga siinkohal on asi selles, et kui ma nüüd Isamaad kommenteerin, et kui 2 parteid sisuliselt ühinevad, tõsi, Keskerakond jäi alles, aga kogu Keskerakonna fraktsioon marssis otse Isamaasse. Loomulikult nad tõid oma valijad kaasa. Ehk siis Isamaa ei ole ise sugugi nii edukas, küll aga tänu liitumisele väga suure hulga keskerakondlastega, kes on olnud linnapea rollis ja et see ei saa muidu loomulikult olla mõjuta. Aga kui me need numbrid siia tõime, siis ma kirjeldan, mul on nüüd ees meie Lõuna-Eesti numbrid ja mis siis Norstatiga ka juhtus. Kui ta ennustas Setomaal EKRE-le 26% ja see oli püsiv, kogu aeg oli ülikõrged protsendid, näidati, et Lõuna-Eestis on EKRE-l väga tugev toetus. Setomaa vallas 26%, tegelikult saadi 12,8%. Kanepi vallas ennustati 27%, aga saadi 1 koht. Ehk 5 koha asemel 1. Kõik on puusse läinud seal. Võru linnas ennustati 8 kohta EKRE-le ehk 34%. Järjekindlalt näitas 34%, aga saadi 15,3 ja 3 kohta. Kas pole anomaalia? Ja see anomaalia jätkub. Valgas ennustati EKRE-le 7 kohta ehk 25%, saadi 13,2 ehk 3%. Ja nagu sa väga õigesti märkisid, olid seal ka nimed sees, et see ei saanud olla ilma nimedeta. Ja näeme Tallinnas, pane tähele, et viimastel nädalatel oli kogu aeg see, et EKRE saab kindlasti sisse, neil on 7 kuni seal 8%, et see on piisav, isegi kui seal isikute tõttu on väikest langust. Et see on ka anomaalia. Anomaalia ju on ka e-häälte kokkulugemisel, et me tegime ka EKRE poolt kaebuse, sest avalikult tuli välja, et e-valimiskasti sisu oli selline, et seal olid mingid krüptogrammid olid rohkem kui peaks olema, igal juhul süsteem andis veateate, et see ei ole terviklik, et midagi on seal sellist, mida seal olema ei pea ja ei osatud ka seda seletada ja vähe sellest, ma arvan, et ka paljud valijad märkasid, kui lohakas oli valimised.ee lehekülg, seal olid segamini valimistel käijate ja valijate arved ja sellised väiksed detailid, mille puhul tekibki küsimus, et kas seal on mingi inimene, kes ükshaaval neid numbreid sisse toksib, et ta teeb neid vigu ja mis inimestel veel nagu probleeme tekitas, et kell 3 tuleb teade või näitab seal kell 3 näitab seda seisu, et milline on häälte valijate arv kella 4-ks. Ma tegin ka selle kohta siis postituse ja mulle siis vastati, et kui kell 12 tuleb see teada ära, palju inimesi on, et sellest hakkab siis kuni kella 4-ni lugema. Ma ütlesin, kuulge, aga inimesed,
pange siis niimoodi kirja, et kõik saavad aru, mida te mõtlete, mitte nii, et sa vaatad kella 3 aegu, kella 4 seisu. Vabandust, aga kogu see e-valimiste asi meenutab koolikirjandit ja kui siin käisid e-valimiste nii-öelda hindajad välismaal aastaid, kuulsate tehnikaülikoolide esindajad ja siis need naersid lihtsalt ja tegid oma loenguid USA-s, ütlesid, näete, seina peal on, nemad on siis nende turvalisuse tagajad, seina peal on mingi lipiku peal neil oma koodid, oma enda arvutikoodid, et need inimesed ei tea küberturvalisust üldse mitte midagi, et ja muidugi ma ütlen, et kontrollimatud valimisi ei tohi olla, üle 40% ei usalda e-valimisi. Vaat see on probleem Eesti demokraatiale, kui valimissüsteemi ei usaldata. See on raske haigus Eesti demokraatia küljes. Ja meil käis ka põhiseaduskomisjonis Vabariigi valimisteenistuse juht rääkimas. Ma küsisin tema käest, et kas on siis tehtud mingeid samme selleks, et võtta siis need ettekirjutused arvesse, mida see ODIHR-i rahvusvaheline raport sisaldas. Tuli sellist nagu kogelevat ja ebamäärast vastust, et mida te siis nagu ootate, et millal siis need seadused ja asjad nagu kooskõlla lähevad. Ja siis sain ma põhiseaduskomisjoni esimehelt teada, et nad on nüüd pöördunud justiitsministeeriumi poole, digi- ja justiitsministri poole, et sealt poolt hakkaks tulema nagu mingeid seadusi, mis panevad need asjad nagu paika. Suur tänu, Evelin, ja me jätkame loomulikult valimiste lainel veel järgmiselgi nädalal. Olge kuuldel, kuulake meie saadet ja lugege uusi uudiseid. Kohtumiseni. Aitäh kuulamast! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.